mind hämmastab selline reformierakondlik oskus nagu tuima panna. Ma loen ette Reformierakonna põhimõtte siis või visiooni, eks ole. Riigi ülesanne on vaba majandust toetada, vältida liigselt koormavaid nõudmisi. Ilus. Väga ilus. Täpselt ilus. Saara võtab silma. Aga kallikesed, kogu see viimane Reformierakonna, kõik need aastad, see valitsemisperiood, täpselt vastupidi käitutud. Tere taas kõik head sõbrad, on Taskuraadio, mis toimub aeg ja parempoolset vaadet selles podcastis siis edastamas Siim ja Tõnis taas ja mina siin tagasihoidliku saatejuhina Allan, et aitan siis neid siin ohjes hoida. Keeruline on ohjes hoida, sest tegelikult rääkida on vägagi palju, millest tahaks ka teid informeerida, head kuulajad, vaatajad. Kindlasti võtame ette Reformierakonna teema ja kindlasti vaatame, mis toimub Eesti poliitmaastikul, sellepärast, et tundub, et valimised on ikkagi täie jõuga juba alanud. Päris mitu parteid on alustanud oma selliste jõuliste kampaaniatega, aga samas ka kardetakse seda, et võib-olla ei olegi kellega eriti võistelda. Mis toimub Euroopa rindel, mis on teinud Keskerakond, mis otsused liitudes Euroopas uue katusorganisatsiooniga, mida see tegelikult endaga kaasa toob ja vaatame kindlasti ka Eesti siseasjadele veel kord üle ja vaatame igasse Eestimaa nurka, näiteks ka Narva käime ära, sest Siim Valmar Kiisleril on kindlasti häid nõuandeid tema heale sõbrannale Katri Raigile edasi öelda, ta on seda mitu korda teinud, nii et saate lõpus kindlasti ka Narva poliitikale pöörame tähelepanu. Aga alustame ikkagi võib-olla Eestis kõige ikkagi tähtsamast ja see on siis Reformierakonna ümber toimuv. Enne kui läheme selle sama presidendiralli juurde, mis siin nüüd paar päeva tagasi on aktuaalseks muutunud, vaataks ikkagi, kuidas siis jõuliselt ja millega siis alustas Reformierakond, selgelt ikkagi Riigikoguks valimisteks valmistumist. Kampaania ise kannab nime Sinimustvalge. Väga suure aplombiga siis see ette kanti. Kui siit seda nüüd natukene siteerida, see on siis visioon. Meie sinimustvalge lähtub lihtsast eesmärgist, rohkem vabadust, tugevam turvatunne, paremad võimalused oma elu üles ehitada. Tsiteerin siis peaministri sõnu ja erakonna esimehe sõnu siinkohal. Te olete kindlasti jälginud seda väga pingsalt ja väga süvenenult. Milliseid mõtteid, Siim, sina sealt siis välja loed? Selge on see, et siin ei maksa üldse pead liiva alla peita, see on avapauk valimisteks. Ja muidugi avapauk valimisteks, aga isedest ju tänuväärne, et erakond niimoodi koondab mõtteid ja püüab teha midagi võib-olla programmi ja manifesti vahepealset, et mõelda läbi, kuhu suunas minna. Aga see, mis nad jälle kirja on pannud, mind hämmastab selline reformierakondlik oskus nagu tuima panna. Et nad kirjutavad manifesti asju, ma siin natuke otsin mobiilist ka, et teile jälle üks tsitaat ette lugeda. Nad panevad kirja manifesti asju või sellesse sinimustvalgesse siis visiooni. Visioon, see on visioon. Ja. Millele nad ise on 100% vastu pannud viimase oma valitsemisperioodi jooksul. Et ma loen siit sellest valgest osast, vaba majandus ja ettevõtlus, mis mulle loomulikult on väga hingelähedane. Ma loen ette Reformierakonna põhimõtte siis või visiooni, eks ole. Riigi ülesanne on vaba majandust toetada, vältida liigselt koormavaid nõudmisi, kärpida käske ja keelde, mis pärsib jõukuse ja väärtuse loomist, hoida selgelt konservatiivse joonega rahanduspoliitikat, mis ei lase avalikel kuludel üle pea kasvada. See tähendab väiksemat maksukoormust ja võimalikult efektiivset riiki. Ilus. Väga ilus. Täpselt ilus. Saara võtab silma. Aga kallikesed, kogu see viimane Reformierakonna, kõik need aastad, see valitsemisperiood, täpselt vastupidi käitutud. Makse on tõstetud, rahanduspoliitika on
täiesti raiskav, üle jõu käiv, mingit efektiivsust ei ole suudetud luua, käske ja keeldusid ja igast koormisi on järjest juurde tulnud, et kuidas nad nagu suudavad, et mind alati nagu hämmastab, et tuleb jälle Kristen Michal ja räägib, nagu silm käib ilgu, räägib täpselt vastupidi sellele, mida ta ise kogu aeg teinud on, räägib täpselt, me peame käituma nii, me seisame selle eest ja teeb täpselt vastupidi. Ja no ma loodan, et nagu inimesed saavad aru, et noh, teod ja sõnad ei lähe absoluutselt kokku, et ma loodan, et nad saavad sellest karistada. Aga noh, näeb, mismoodi inimesed sellest suhtuvad. Tõnis, tuli sul ardumuspisar seda kõike kuulates silma? Mulle tundub, et see lisaks valimiskampaania avalöögile oli see ka Reformierakonna renoveerimiskampaania. Et eks Reformierakonnas on aru saadud, et erakonna kuvand on viimaste aastate jooksul väga tugevalt kannatada saanud, mille tulemus on ju ühest küljest erakonna reitingu rangus ja üle ühiskondliku kredibiilsuse kadu, aga Reformierakond on viimastel aastatel kaotanud ka väga palju liikmeid, et kui me vaatame Reformierakonna liikmeskonna trendi, siis on see olnud jah, siin viimastel aastatel väga erakondade võrdluses ühes suurimas languses ja siin lähipäevadel tõenäoliselt Reformierakonna liikmete arv kukub alla 9000. Et kunagi oli seal erakonnas vist ligi 12 000, 11-12 000 inimest, nii et sealt on tuhandeid inimesi lahkunud viimaste aastate jooksul ja eks see on kindlasti teinud Reformierakonna juhid väga murelikuks. Selle visioonipaberi väljakuulutamise üritusele eelnes tuur erakonna piirkondades, kus siis Reformierakonna juhid käisid seda visioonipaberit nii-öelda tutvustamas erakonna liikmetele, nii et ma arvan, et kindlasti üks pool selle dokumendiga väljatulekust oli ka eesmärk nii-öelda erakonna liikmetel uuesti sära silmadesse anda ja eks organisatsiooni juhtidena nad ju peavadki seda tegema, et kuidas sa lähed valimistele, kui su enda liikmed, kui su enda juhid ei usu seda asja, mida me ajame, et ma arvan, et see usalduskriis ei ole ainult valijate ja ühiskonna seas, et ta on väga tugevalt jõudnud ka Reformierakonna enda ridadesse. Võib-olla ei paista küll nagu välja, et Reformierakond on suutnud sellist meediadistsipliini hoida ja me nagu liiga palju võrreldes siin mõningate teiste erakondade varasema ajalooga ei loe nendest Reformierakonna siseehitlustest, ma ei tea, võib-olla see on veel ees, aga siiamaani on nad vähemasti suutnud seda nagu tagasi hoida ja nii, et ma arvan, ma kasutaks märksõna renoveerimiskampaania. Aga teine asi, mis sellelt ürituselt kõlama jäi rohkem kui need toredad mõtted, mida Siim ette luges, oli üks teine lause, mis kõlas vist umbes nii, et tegime riigi korda ja nüüd hakkame unistama. Et ma ikkagi nagu viimasel ajal juba päris tõsiselt imestan, kuidas Reformierakond, mis on ju olnud vaieldamatult kõige pikema valitsemiskogemusega Eestis, neil on kõige rohkem välja treenitud meediaaparaat, et viimase aasta pooleteise jooksul on see masinavärk ikkagi totaalselt katki. Et ma ei tea, kas üldse keegi ei mõelnud, et kui sa tahad tulla avalikkuse ette teatud sellise nii-öelda värskendava sõnumiga, et me nüüd oleme uuesti majanduse peale mõtlema hakkamas ja siis sinna kõrvale viskad välja lause, et me tegime Eesti riigi korda oma viimase paari aasta valitsemisega. Et see lause tõmbas tegelikult kogu sellele Reformierakonna visioonipaberi esitlusele kriipsu peale ja andis oma värvingu ja näitab ühte teist probleemi, mis on, ma arvan, Reformierakonna põhiliseks probleemiks saamas, et maailmas ja Eestis on käimas poliitikas tsüklivahetus. Et väga palju neid märksõnastikke, mis võib-olla domineerisid poliitikas 10 aastat tagasi, need enam ei kehti. Olgu selleks siis usk sellesse, et riik saab kõike reguleerida, nügida, nii edasi. Et Reformierakonna
selle visioonipaberi esitlusaegsetest sõnavõttudest ma loen välja ka seda, et ja ka peaminister Kristen Michali kõnedest, et Reformierakond on selgelt klammerdunud sellesse tänaseks lõppenud eelmisesse poliitikatsüklisse. Nad on sinna kinni jäänud ja kui see erakonnaga juhtub, siis ega sealt nagu head teed edasi ei ole, et ma arvan, et see võimetus aru saada, et ühiskond on muutunud ja et ühiskond, ja et selleks, et Eesti majandus uuesti käima tõmmata, selleks, et taastuks Eesti inimeste usk, et Eesti on arenev riik, selleks on vaja hakata reaalseid reforme tegema ja vanast lahti lasta. Reformierakond sellest aru ei saa. Ma vaidleks natuke vastu, ma arvan, nad nii rumalad ei ole tegelikult, aga vaat see tuima panek on neid seni alati aidanud ja ega nad ei ole ka oma varasemal ajal nii suuri nagu vigu selgelt nagu teinud, kui nüüd see viimane periood, mis on nagu läinud vastu kõigi nende oma enda varasematele valimislubadustele ja kõigele muule. Ja nüüd nad on selles lõksus, et sul on tegelikult 2 varianti, kas sa siis tunnistad mingil määral oma vigu, ütled jah, pagan, näed, tegime siin valesti, siin ehmatasime ettevõtlusest investeeringud ära ja nii edasi, et tegime valesid otsuseid. No selgelt nad on valinud nagu teise tee, et mitte midagi me ei tunnista. Ja mis neil siis nagu üle jääb, eks ole, kui sa oma vigu absoluutselt ei ole valmis tunnistama, siis sa lähedki nagu, teed kivi näo pähe ja ütled, et me tegime kõik hästi ja nüüd teeme kohe veel paremaks. Nad ongi selle valiku ees ja nad on oma valiku langetanud. Vigu ei tunnista, aga ma olen selles mõttes, selles osas ma olen sinuga nõus, et ma arvan, et see on nagu vale taju, et see ei tööta. Ma väga küll loodan ka, aga usun ka, et see ei tööta. Nagu ometigi nad leidsid ju poliitilise laiba, Peeter Pärtel Pere, kes löödi risti ja öeldi, tema ongi kõigis hädades süüdi ja seda nad ütlesid otse välja, Valdo Randpere ja teised. Sotsid on süüdi, Jüri Ratas on süüdi, Martin Helme rahandusministrina 100 aastat taks, Putin on veel kõige rohkem süüdi. Pluss muidugi 4 aasta aega ja rahvusvaheline imperialism, eks ole, et ei maksa ka neid ära unustada. Et kõik ümberringi on süüdi, aga Reformierakond ei ole teinud mitte ühtegi viga. Mitte ühtegi. Ometigi tuli ju päästeplaaniga välja, peaminister ei tõsta aktsiisi maikuus, mis oli planeeritud neid hetkel, kui siis kriis on nii tugev, aga palun väga. Ma mäletame siit saates ka kunagi ütlesin, et elektriaktsiis ju sealhulgas on, et kas tõesti nagu vaadates kogu seda pilti, mis meie elektrivarustuse ja elektrihindadega toimub, kas tõesti on nagu see parim aeg minna elektriaktsiisi tõstma, kunagi siin saates rääkisin, et summa ei ole suur ka ütleme inimeste arvete mõistes, aga nagu põhimõtteliselt, et kas tõesti on see koht, kust seda maksu võtma minna sellisel hetkel veel lisaks olemasolevale. Ja siis nad tegid, eks ole, hoidsid seda liini, tegid selle ära. Ega nad ei ütle nüüd, et nad valesti midagi tegid. Nad ütlevad, me teeme nüüd väga hästi. Me nüüd jätame selle ära. Et kuskil mina nende asemel ikkagi kaaluks tõsiselt, et kuskil nagu võtaks sisse ka, et tunnistaks, et kuskil oleme nagu vigu ka teid. Et ma arvan, et see ei hakka nende kasuks tööle, see toimapanek. Tuletan jätkuvalt meelde maksude keskkonnas Reformierakonna eelmise juhi Kaja Kallase väga põhimõttelist kõnet Reformierakonna kongressil, kus ta ütles, et sellist sotsiaalriiki, mida me näeme Põhjamaades, ei ole võimalik ülal pidada nii madala maksukoormusega kui Eestis. Et Reformierakond ikkagi pikka aega siin eelmistel aastatel juhindus sellest mõttest, et maksukoormus peabki Eestis tõusma, et nüüd nad on oma paberis läinud ja paberis võib-olla nad on alati rääkinud madalast maksudest, aga inimesed oma käitumistes, otsustes ja ka partei eelmine juht oma sõnavõtus ja ütles selgelt välja, mida nad tegelikult mõtlevad, et maksukoormust on vaja tõsta. Me oleme ka siin saates rääkinud sellest poliittehnoloogiliselt väga kummastavast käigust, mida Reformierakond tegi, et ta jaotas maksutõusud pika ajaperioodi peale. No vaatame kas või automaksu nüüd, mis on ju tegelikult tõsiasi. Sisuliselt iga kvartal või iga pool aasta mõni maks lisandub või tõuseb ja nüüd nad on täna selles lõksus, et nad justkui tahaks näidata,
et tuleme sellest maksutõusude kaskaadist välja, aga vaat ei saa, sellepärast et iga kord, kui nad nüüd, loomulikult see aktsiisitõusu ärajätmine oli nagu ainuvõimalik otsus, et üks rumalus jälle ära jätta, aga Reformierakonna vaates see toob ju kõigile meelde selle küsimuse, et kes need maksutõusud siis õigupoolest seadusesse raius ja nagu ära kehtestas, et Kristen Michali jutt sellest, et maksufestival on läbi, see ei vasta ka nagu tõele, et on tabavest juba öeldud, et me oleme jõudnud siis sellise maksukarnevalini. Aga minu küsimus siia juurde kohe on ka, et et tulupool väheneb maksude ärajätmisega. Tõsi, siin on energiahinnad olnud kallimad, et võib-olla seal mingil määral käibemaksu laekumine ja see muu kompenseerib seda, aga ikkagi, kui sul tulu väheneb, millist kulurida siis nagu kärbitakse? Sellest ei räägita midagi. Et ma tahaks nüüd siia vastu saada kohe seda eelarverida, kus siis see raha maha läheb. Et nad räägivad alati ainult sellest kogu aeg sellest ühest poolest, eks ole, kogu aeg räägivad selle teise poole rääkimata, et öelge siis välja. Ma olen vastupidi kuulnud Reformierakondlaste väited, et nad tulevad veel välja positiivse lisaeelarvega, tahavad veel rohkem kulutada. Et sõbrad, hakkaks nüüd nagu kuskiltki pihta, et näitaks siis, vähendame maksukoormust, vähendame ka kulutusi. No nende enda visioon ütleb veel seda, tsiteerin, ühtehoidva Eesti alustala on meie jaoks tugev keskklass, ettevõtlikud inimesed, õpetajad, arstid, tegevväelased, spetsialistid, loojad ja oskustega töötajad üle kogu Eesti. Ehk siis tegelikult täpselt see klass, kes meid nagu nii-öelda maksutuluga üleval peab hoidma. Ja just oli selge, et see keskklass saab kõige rohkem pihta. Siin ei olegi nagu midagi selles otsas lisada, nii et head sõbrad, et siin kindlasti väga-väga oluline tähelepanek, et jälgige ja kuulake, mida teile pakutakse, sinimustvalged võib olla ilus ja nagu siin alguses tsiteeriski, et tõesti isegi pisarad silma kiskuda, aga tegelikult laotage see sõnum lahti ja vaadake, mis seal selle sõnumi taga tegelikult on. Võib-olla visuaalselt veel üks tähelepanek, et seda Eesti, meil on tegelikult olnud enamasti Eesti poliitikas see traditsioon, et loomulikult erakonnad, eriti sellistel aegadel nagu praegu, tõstavad Eesti-meelsust kilbile, aga päris selliseid nii-öelda riiklikke, üldrahvuslikke sümboleid enda parteipropaganda vankri etteotsa on rakendanud väga vähesed. Ja kui me vaatame sinimustvalget, siis seda on varem üritanud teha EKRE, nüüd me näeme, et seda üritab teha Reformierakond ja siin on nagu ansi vahe, et üks on see, kas Eesti lipp kui meie rahvuslik sümbol on nii-öelda üldrahvalik, et mida kasutatakse loomulikult igal olulisemal kogunemisel. Nagu sa üritad seda kuidagi nii-öelda erakonna omandiks teha või erakonna kaubamärgiga siduma hakata. See on tegelikult väga hõre tee ja nagu ma ütlen, et kaks erakonda on seda üritanud teha, EKRE ja Reformierakond. Siia ilmselt tuleks natukene ka reaalsust juurde lisada, sellepärast et väga selline ülevaatlik ja väga põhjalik oli 13. või 12. vabandan siin kuupäeva võin eksida, Eesti Panga poolt korraldatud eelarve nõukogu seminar, kus siis võtsid sõna lisaks Eesti finantsinstitutsioonide esindajatele ka siin Skandinaaviast inimesed, Soomest ja Rootsist, Rootsi vastavate pankade esindajad ja väga märgiline oli Eesti Panga enda töötaja Raul Lättemäe seal sõnavõtt selle koha pealt, et mis siis tegelikult Eestis toimub ja mees tegi alguses kohe selgeks, et kui teile minu seisukohad ei meeldi, siis on oht sellest, et ma enam siin sellel töökohal ei tööta, sellepärast et ta rääkis tõesti nii, et ükski poliitik ei olnud teda suunanud ega ta ei pidanud ajama mingisugusele poliitikale või poliitikutele meeldivat juttu. Ta tegi lihtsalt ja reaalselt selgeks, mis seal toimus. Tõnisson on ka natukene siin üks tema esinemisest üks selline konkreetne slaid välja võetud ja see näitab ära siis, kuhu see raha on meil läinud viimastel aastatel ja mis siin salata tegelikult näitab väga eredalt ära, et see on üks selline nii-öelda
tarbimisfestival olnud mitmete aastate vältel juba. Jah, meenutame, et seda asjaolu, et Eesti riigi rahandus on kord käest ära läinud, et meil on kiiresti kasvav võlakoormus, mis hiljuti ületas 10 miljardi piiri, samuti maksutõuse on ju põhjendatud viimastel aastatel ühe mantraga, et on vajadus kiiresti kasvatada kaitsekulusid, et julgeolekuolukord on selline, et saage aru, et meil ei ole midagi teha, me peame hetkel riigikaitsesse panustama ja selleks peame makse tõstma ja riigieelarve reegleid siis lõdvetama. Seda juttu on meil rääkinud söögi alla ja söögi peale kõik Reformierakonna juhid eesotsas peaministri ja rahandusminister Jürgen Ligiga. Parempoolsed on varem teinud oma arvutusi, et meenutame maksukulu tõusude puhul me arvutasime välja, et ainult veerand sellest ehk 27% läheb tegelikult riigikaitsevajaduste katmiseks ja sellele väitele loomulikult järgnes vihapurse Jürgen Ligilt, kes teatas, et me ei saa loomulikult mitte millestki aru, et ainult tema teab, kuhu läheb, aga et see kindlasti ei vasta tõele. Nüüd on siis jah, nagu Eesti Raul Teltemägi vaadanud numbrite peale, ega numbreid sa lõpuks jutuga nagu päris ümber ei räägi, et tema on siis löönud tabelisse selle, et kuhu on läinud meie kiiresti paisunud riigivõlg, ehk mida selle võlakoormuse kasvuga on tehtud. Kui me neid tulpasid vaatame, siis me näeme, et riigikaitsesse on sellest läinud pisku enamuse riigivõla kasvust, mis meil on siis kasvanud siin SKP-st 9% pealt 24 peale. Enamuse sellest rahast on läinud sotsiaalkaitsesse, tervishoidu, üldised avaliku sektori teenused ehk sellised riigi ka halduskulud on saanud sama suure süsti kui riigikaitse. Ja eks ma väga loodan, et need arvud hakkavad rohkem ja rohkem meediasse ja avalikkuse tähelepanu juurde jõudma, sellepärast et see kulutamispidu, mis meil on viimased aastad kestnud, et see ei ole jõukohane, seesama, mida sa enne ütlesid, Allan, et tegelikult tuleb ju see kõik kaarega sellele samale keskklassile tagasi, et seesama keskklass, ettevõtjad, nemad peavad selle kõik kinni maksma, nendele tuleb ka, ja ega see jutt, et võlgu tagasi maksma ei pea, me muudkui nagu refinantseerime, me teame korduvalt riike, kus see tõele ei vasta, et ka see arve tuleb meile kõigile, et siin on ju ka näha, et intressikulud hakkavad ja aastast aastasse üha suuremaks minema nagu riigile. Ja mure on tegelikult ju selles, et meil on uued valimised tulemas aasta pärast ja praegu nagu kõik märgid näitavad, et selles valimiste häälte kogumise soovis nii tänased koalitsioonierakonnad kui siis suure tõenäosusega ka ennast peamise alternatiivina pakkuvad Isamaa ja Keskerakond lähevad täpselt sama teed, mida nad tegid enne eelmise Riigikogu valimisi, ehk nad siis hakkavad veel rohkem ja uuesti lubama seda raha, mida meil ei ole riigieelarves ja see toob kaasa riigivõla veelgi suurema kasvu edasistel perioodidel. Aga Reformierakonnast ei saa üle ega ümber, et jätkame selle lainel, aga jätkame hoopis teistsugusel teemal ja see on seesama presidendivalimised, mis veel enne Riigikogu valimisi saavad toimuma. Ja nüüd on siis puhkenud selline avalik tüli Sotsiaaldemokraatliku erakonna ja Reformierakonna vahele. Lauri Läänemets, Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees, tõi siis välja, et Rehvid ehk Reformierakond tahab siis ühe kandidaadina panna presidendivalimistel üles Riina Kionka
kandidatuuri, et kuidagi läbi Lauri siis tuli see nagu avalikkuse ette, et ilmselt oli see sellinegi plaan, et sotsiaaldemokraadid selle kuidagi nagu avalikustavad. Kes ei tea, siis Riina Kionka on siis väga kogenud diplomaat, Eesti diplomaat, sündinud küll tõsi Ameerikas, aga juba 1993. aastast on Eesti välisministeeriumi palgal, nii et on näinud absoluutselt erinevaid aegu siin, praegu kõrge Euroopa poliitik ja suursaadik hetkel siis Euroopa Liidu suursaadik Pakistanis. Ja loomulikult ei saa siin salata, et selle kõige taga, kes tema kandidatuuri välja käis, oli Toomas Hendrik Ilves ja ta isegi ei ole seda salanud, et tema selle kandidatuuri või seda inimest nagu presidendina vägagi näeks. Absoluutselt välispoliitiliselt väga tugev isiksus, siin ei saa üldse selleski kahelda. Aga teine pool on just see, et kes siis ja kelle kandidaat see ikkagi on, et sotsiaaldemokraadid ütlevad, et näed, Reformierakond selle välja tõi, nemad ütlevad, nemad ei tea midagi jälle, et see Lauri Läänemets mõtles ise selle kuidagi välja. No tänaseks on selgunud, et ikkagi oli niuke asi, et Reformierakond selle kandidaadi siis surus seal Tanel Kiigi kuskile SMS-ina mobiiltelefoni sellise sõnumi vähemasti. Tanel Kiik on ise seda kinnitanud, et Enn-Kristo Vaga seda tegi. Et no mida sellest siis arvata, et mis seal taustal siis on, kas Reformierakond ise ei julge oma kandidaadiga välja tulla või üritatakse niimoodi nagu, ma ei tea, mingisugust tähelepanu võita või lolli mängida või siis sotsiaaldemokraadid seal kuidagi nagu nii-öelda letti seada, et mis selle kõige mõte võiks olla, kui niimoodi käitutakse? No kõigepealt Riina Kionka isiklikult ei tunne üldse ja ei tea tema isikuomadusi ega sobivust presidenditööks, aga tema see tööalane karjäärilugu on võimas ja kindlasti selles mõttes oleks kindlasti üks variant, keda kaaluda, miks mitte. Aga mis nüüd toimunud on, esiteks see on märk, et Reformierakond ikkagi otsib alternatiivi Alar Karisele. Jah, täpselt. No see on selgelt mul ei ole põhjust mitte uskuda siiski siin sotse, et see ettepanek tuli Reformilt, et kuulge, et vaatame siin erinevaid võimalusi ja teie võiksite nüüd käia siin välja Riina Kionka näiteks, et viime pildi kirjumaks, teeme asja huvitavamaks ja see idee on kindlasti see, et avada see nagu mänguväli, et avalikkus hakkaks arutlema mitte selle üle, kas Alar Karisele jah või ei, et kas Reformierakond, kas sa nüüd ütled Karisele jah või ütled Karisele ei, sotsid, kas te ütlete Karisele jah või ütlete Karisele ei, aga viia see mänguväli mujale, et meil on see kandidaat, meil on teine kandidaat, meil on siin palju võimalusi, meil on Riina Kionka, vaat kui huvitav, polegi kaalunud veel, mõtleme, vaatame, et see oli loomulikult selle käigu mõte ja see näitab, et nad ikkagi otsivad muud varianti kui Alar Karis. Sotsidest ma ei saa aru selles mõttes, et miks Läänemets pidas vajalikuks seda siis lekitada, sest erakondade esindajad ikka arutavad omavahel, isegi kui nad on avalikkuses väga suures vastasseisus parajasti ja karvapidi kaklevad, siis sellised ühiste huvide otsimised ja koostöö defineerimised toimuvad ikka. Ja ma ei näe üldiselt nagu kasu nende sellist omavaheliste vestluste lekitamisest või nendest avalikustamisest, et sotsid kindlasti tahtsid näidata, et nad ei ole mingid Reformierakonna puudlid siin, nad on iseseisvad otsustajad. Kui laiemalt nagu rääkida üldse sellest pikast Läänemetsa intervjuust, siis sealt tuleb välja, et ta selgelt defineerib järgmistel valimistel Reformierakonda ühe oma sotside suure konkurendina, kellega nad võistlevad nagu samade häälte pärast, seda selgelt püüab nagu näidata, et sotsid ikka paremad kui Reformierakond. Päris sotsid? Jah, sotsid ikka päris sotsid, jah, just, et teised ikka libasotsid, aga sellise sammuga nüüd sotsid lõikasid sellise võimaliku omavahelise kompamise ja koostöö ju läbi, et kuidas siis nüüd Vaga järgmine kord saadab Reformierakonna või sealt sotsidele mingi mõtte, et kuulge, teeme selles asjas koostööd või neil on nüüd kogu aeg nagu selline tunne, et kohe sotsid võivad visata selle avalikkuse ette, et ükskõik mida me püüame nagu omavahel arutada, et selles suhtes ma ei saa aru, et väga minu arust selline
lühinägelik käitumine, et tavaliselt sellised asjad lõikavad endale näppu väga kiirelt tagasi, et ja kokkuvõttes see, kui ma olen kogu aeg räägin, et kuulge, neile on kasulik, ma ei ütle, et see kuidagi parempoolsete huvides oleks või nii, aga ma näen, et sellele seltskonnale nii sotsidele kui Reformierakonnale oleks kasulik see kokkuleppe Riigikogus teha. Ja samal ajal ma vaatan, et mis mängu need sotsid siis mängivad, kas nad ei tahagi seda kokkulepet või tahavad nad siis jõuga panna lauale, et teate, ainuke variant on võtke sotside kandidaat ja muidu koostööd ei tule, et ka see võib-olla nad mõtlevad selles suunas. Igal juhul selline usalduse nagu kahjustamine kunagi poliitiks head ei tee. No alguses oligi ju nii, Reformierakond väidab, et nemad ei ole sellist kandidaati üldse üles pannud, ja mida päev edasi, seda rohkem tuleb seda kõike välja, et see on see kõige ju valel on lühikesed jalad ja ei soovita otsese valetamise peale kunagi poliitikas minna ja Reformierakond tundub, et seda jälle tegi ja kui nüüd Tanel Kiik väidab, et tal on selle kohta isegi tõestus olemas, eks ole. Jah, väidetavalt sõnum, jah. Et võta üks ja viska teist, aga ma ütlen kindlasti selline usalduse kuritarvitamine ei ole sotsidele kasulik pikas perspektiivis. No igal juhul tegelikult on ju see valimiste aeg käima läinud, EKRE on väga-väga tugevalt oma roadshow'd juba alustanud, mis tegelikult minule nagu kurvastav on, aga seal on ainult 2 esinejat, Mart ja Martin Helme, et kedagi rohkem polegi. See teeb jälle sellise tunde, et no, mida te teete, kutid, 2 olete seal. Aga meie vaatajad, kuulajad ilmselt ikkagi üle keskmise poliitikuhuvilised inimesed. Et ma kutsun üles kõiki, aga mõelge, kes teil tuleb praegu veel meelde EKRE poliitikutest? No täpselt, ei tulegi kedagi. Ilmselt enamusel tuleb esimese hetkega Henn Põlluaas meelde, aga Henn Põlluaas on täna hoopis Isamaaliige. Ja nii edasi, võid need näited veel tuua. Jaak Valge on lahkunud, nii edasi, et kes on, kes seal on? No oota, Mart Helmel on ka mure selles, et ei ole enam kellegiga vastanduda. Et kui vanasti aegu tagasi sai seda teha nii-öelda Reformierakonnaga suheldes või nende poliitikat seal maha tehes ja seal oma teese seal välja pakkudes, nüüd ei olegi kellegiga, et kuidagi lahjaks on see supp jäänud Eesti poliitmaastikul või? Ja Mart Helme käis ERR-i uudistemajas, andis seal ikka intervjuu ja tal oli tõesti mure, et Martin Helme lähebki klassi, eks ju, et terve hulga nende programmilisi seisukohti on enda omadeks võtnud Isamaa, hulka kopireerib Keskerakond ja õnnetust, nüüd on Martin leidnud, et ka Reformierakond on hakanud tema väitel EKRE poliitikat kopeerima, aga jah, kogu sellest intervjuust tegelikult paistis läbi see mure, et EKRE-le teeb meelehärmi nende reitingu madalseis, et nad ei ole kuidagi endale uut hoogu sisse saanud, ilmselt hetkel meeleheitlikult otsivad, mis võiks see teema olla, millele saaks siis polariseeriva konflikti ühiskonnas püsti panna, aga igas konfliktis on vaja vastaspoolt, kellega siis seda pallimängu pidada ja Reformierakond oli neile pikka aega selline mõnus vastane ja selles mõttes kindlasti EKRE jagab täna mureruumi Reformierakonnaga, et mõlemale erakonnale, mõlemale parteijuhile, Kristen Michalile ja Martin Helmele oleks kõige parem lahendus see, kui nad saaks kuidagi selle vana olukorra taastada, et Reformierakond saaks oma valijaid hirmutada EKRE-ga ja eks nad ju aeg-ajalt püüavad nagu rääkida, et oi, et võib-olla järgmistel valimistel on uuesti EKRE-ike tulemas ja Martin Helme omakorda tahaks rääkida söögi alla ja söögi peale sellest, kuidas tuleb ära hoida Reformierakonna uus valimisvõit, aga kui me vaatame siin erakondade toetusnumbrid erinevates reitingutabelites, siis kumbki erakond ei pretendeeri täna valimistel esimese 2 tulemuse saavutamise peale. Küsimus on isegi selles, kas nad esikolmikusse mahuvad. Nii et sellist lahendust neile jah ei paista. Ja võib-olla see on ka üks põhjus, miks sellises olukorras siis klammerdutakse selle nii-öelda oma sellise
alles jäänud baasi külge või ütleme nende teemade külge, mille puhul arvatakse, et need erakonna põhibaasi, valijaskonna põhibaasi, noh neid kindlaid sõdureid, kes iga ilmaga välja tulevad ja hääle ära annavad, võiks kõnetada, et Reformierakonna puhul on näha, et kaks gruppi, kelle eeskõnelejana tahavad ennast igal võimalikul hetkel näidata, on siis riigiteenistujad ja teiseks pensionärid, et Reformierakond on väga selgelt ennast positsioneerinud nende kahe grupi eeskõnelejana ja noh, EKRE puhul ilmselt see seis on veel täbaram, kuna nad Tallinnas ju viimastel kohalikel valimistel nägid ära, mis võib juhtuda, ehk EKRE ei pääsenud Tallinna volikogu valimistel üle künnise ja eks nad täna üritavad siis kramplikult kinni hoida seda väikest osa ühiskonnast, kes usuvad vandenõuteooriaid ja kõikvõimalikke selliseid jutte, mis väidavad, et ka meie riigikorraldus on nagu põhimõtteliselt vale. Et EKRE väga selgelt üritab seda bastionit kaitsta iga ilmaga, et see tagaks siis vähemasti nende pääsemise järgmisest Riigikokku. No kindlasti Martin Helme hakkab siin improviseerima igasuguste teemadega nagu vaat see USA roll ja koostöö USA-ga, nagu siin tuli välja, et ta siin on valeinfot jaganud kohtumisest USA suursaadikuga ja immigratsiooni teemal kindlasti üritab sellist mingit sõda üles tõmmata, et ta kindlasti otsib neid teemasid, aga ma ikka tulen selle juurde tagasi, et minu arust perekond Helmed alahindavad ikkagi seda, et neil on pink jube lühikeseks jäänud, et isegi kunagine Eesti populismi isa Edgar Savisaar, eks ole, et ka tema ikkagi kasvatas endale kogu aeg ka kõrvale, kuigi ta ise oli selline tõeline staar ja isake oma valijaskonna jaoks. Siis ka tema tabas ära, et alati on vaja kõrvale ka teisi staare ehitada ja et ta selles mõttes ei hoidnud kogu seda aupaistet endale, et kui lahkus Boroditš, mäletate Keskerakonnast, siis ta ütles, et Boroditši ma võin ehitada 3 kuuga. Boroditš oli siiski üsna tuntud, ikkagi väga tuntud Eesti poliitik sellel hetkel. Et 3 kuuga võin teha järgmise ja kindlasti ta tegigi palju ja täiesti teadlikult investeeris sellesse erakonna ressurssi, et tekitada uusi staare nagu enda kõrvale. Paljud lahkusid, tekitas jälle uued, eks ole, hoidis seda diktatuuri erakonna sees, nii nagu Helmed seda teevad, aga ometi andis teistele lava. Minust Helmed alahindavad seda, et neil ei ole, kui nüüd tõsisemalt vastata minu eelmisel küsimusel, et kes siis need tuntud poliitikud perekonna Helmete endi kõrval on, siis ilmselt kõige tuntum ongi nüüd Varro Vooglaid, keda seostatakse EKRE-ga, kes ei ole isegi EKRE liige, kelle kohta Martin Helme samas intervjuus ütleb, et ta ei esinda erakonna seisukohti välispoliitikas. No palun. Loomulikult, aga Vooglaid selgelt seostub EKRE-ga, ajab täiesti Kremli-meelset jama suust välja, et mida te siis nagu ootate või kus need siis need valijad või mis, et no aga siin nad on nagu mingis mugavustsoonis istuvad seal, mõtlevad, et hoiame kõik ametikohad oma pere sees, et siis läheb kõik hästi, no ei lähe. Just see venemeelsus tegelikult on ju olnud ka nii Martinile kui ka teistele seal tipusaadikutele probleem ja alles oligi, kui nad käisid Monika Helmega, Martin ja Monika Helme. Jälle Martin ja Monika, eks ole. Võta keegi kaasa veel, pane keegi veel pildile erakonnast. Ja käisid kohtumas Ameerikas Washingtonis ju sealse senatikoja liikme Anna Paulina Lunaga, kes on ju saanud sarjata Ameerikas endas, et väga oma venemeelsuse pärast ja nemad käisid seal rahulikult, seal kohtumine oli ja refereerisid seda, et kui tore ja asjalik töine visiit oli. Ja minust neil on mingi kuulmine on puudu, mingi poliitiline kuulmine on puudu Helmedel selle koha pealt, et ajalooliselt nad on väga palju oma toetajaskonda üles ehitanud kaitseliitlaste seas ja on olnud seal väga populaarsed, aga need on sellised eestimeelsed inimesed, et kogu see venemeelsus ja Ukraina skeptilisus ja see ju viib neilt alt toetust.
Martin Helme on ju siin hiljuti käinud, ta on ennast Euroopa poliitilisel kaardil sättinud siis EKRE sellise seltskonna liikme nagu Patriots, mis on siis selline uus formeerunud fraktsioon Europarlamendis ja siis sellega seotud üle-euroopaline poliitiline jõud, et EKRE-l Europarlamendi saadikut enam ei ole, aga selles nii-öelda parteijuhtide ümarlauas käib Martin Helmega kohal ja on siis seal uhkesti ühe pildi peal, ütleme, eks ju, selliste inimestega nagu Viktor Orban ja Babis Tšehhist ja Itaaliast Salvini partei esindajad, Austria selle Vabaduspartei, ütleme, esindajad, Prantsusmaalt Marine Le Peni partei, kes on nüüd vist üritamas ennast veidi ümber positsioneerida, aga kõik eelnimetatud on ju teada-tuntud Putini sõbrad, ütleme, eks, ja kui me vaatame, mida Viktor Orban praegu korraldab Ungaris, olles paanikas ja kartes valimiste kaotust, ütleme seda okset, mida ta eetrisse laseb hommikust õhtuni Ukraina vihkamise teemal, nagu korraldades juba selliseid nii-öelda kremlilikke propaganda ja luureoperatsioone. Et ma olen nagu Siimuga nõus, et ma arvan, et need paljud inimesed, kes võib-olla varasematel valimistel on erinevatel põhjustel EKRE poolt hääletanud, et ma arvan, need inimesed ei saa sellest aru, et kui nad seda Orbani nõusta vaatavad, ma arvan, et ka paljudel endistel EKRE valijatel, kes vaatavad Orbani lõusta, neil läheb süda pahaks ja kui nad näevad Martin Helmet seal kõrval seismas, siis nad ei saa aru, mis toimub, mis asja see mees ajab seal Euroopas. No kui võtta välja siseriiklikult, siis mul tuli praegu ju meelde ka üks selline fakt lähiajaloost ja see juhtus ju Saaremaal, kus ka EKRE oli ju kenasti seal koalitsioonis ja isegi volikogu esimehe koht oli nende käes, aga ühel hetkel siin nädalapäevad tagasi visati nad sealt välja, võeti asemele Reformierakond ja tehti uus koalitsioon ja minnakse niimoodi edasi, et seal siis Reformierakond, Isamaa ja Keskerakond siis moodustasid uue valimiskoalitsiooni või võimukoalitsiooni. Aga kui sa juba läksid siin otsapidi sinna Euroopa Parlamendi tagatubadesse, siis kindlasti tähelepanuväärne on see, mis tegi Keskerakond siin oma suurel koosviibimisel volikogu koosviibimisel, kus otsustati siis liituda Euroopas ERC liikmeks. Selles mõttes siin tuleks natukene selgitada, millega seal siis tegemist on. See on siis Euroopa konservatiivide ja reformistide partei, nagu mina aru saan, ja nad enne olid siis Renews oli vist selline parteiühendus, mis on rohkem nagu liberaaltsentristlik vist. Et mis selle liigutuse mõte on, siis tegelikult seal oli väga vastu sellele ju nende partei üks ikoonidest, Yana Toom, et millesse vastuseis siis just ka Yana poolt sellele sellele käigule siis oli. Et võib-olla jah, nagu natuke värvi juurde tuua nendesse Euroopa mõistetesse, ma arvan, nendest Euroopa parteidest Eesti meedias ka väga palju ei räägita ja see poliitikamaastik on ka pidevas muutumises, et need erakonnad on just pidevalt ümber grupeerunud just väiksemate Euroopa Parlamendis ja ennast ümber nimetanud, et Keskerakond oli pikka aega siis nii-öelda sellises liberaalses fraktsioonis Eestis koos Reformierakonnaga, mida tuntakse võib-olla varasemalt pikemalt ALDE nime all, nüüd nad on ennast siis nii-öelda laiendanud ALDE pealt uue brändi all Renew, selle liikumise võib-olla kõige tuntum jõud Euroopas on hetkel Prantsuse president Macron ja tema erakond ja kui seda kaarti vaadata, kes siis sellesse Renewsse kuuluvad, siis pigem on nende mõju siin koosseisu peale vähenenud. Pikka aega oli nende üheks keskseks erakonnaks Saksamaa vabad demokraadid, kes on olnud pikka aega languses Saksamaa erakonna maastikul siit lähikonnast, ütleme Soomest on sinna kuulunud näiteks ka Soome keskpartei, kes oli võib-olla 30 aastat tagasi Soome juhtiv erakond, täna on ka pigem selline B-liiga erakond, nii et võib-olla jah, nagu Eesti Reformierakond on olnud selle liberaalse liikumise, Euroopa liberaalse partei üks
tugevamaid esindajaid isegi viimase taanlased on ka ajalooliselt väga tugevad olnud. Just. Et sealt on siis Keskerakond juba vist oma eelmise volikogu või varasema otsusega otsustanud eemalduma hakata ja nüüd siis vormistati ära enda paigutamine ICR-i fraktsiooni, et noh, kui vaatame, et kes on siis siin meie võib-olla ICR-i kõige tuntum nägu, esindusnägu täna Euroopas on Itaalia peaminister Meloni ja meie siin lähiriikidest, kes on ICR-iga seotud, on ilmselt kõige mõjukam erakond on siis Poola praegune opositsioonijõud ja endine valitsuspartei PiS, just, ei tulnud hetkel meelde, samuti Rootsi demokraadid, kes olid pikka aega võib-olla see erakond, kellega õigus ja õiglus on see õigus, just. Lätist ütleme, eks ju, selline Tervsemän Pilvipai, eks selline nii-öelda rahvuskonservatiivne erakond. Üpris heitlik on tegelikult see ICR-i liikmeskond, seal on jah, nii mõjukad jõude kui siis selliseid üsna ka sekundaarseid parteisid, aga nad on olnud Europarlamendis kasvava mõjujõuga liikumine ja kui varasemalt võis Eestis sellise ICR-i aetava suunaga võib-olla nii-öelda flirtimist seostada ka EKRE-ga, siis jah, ka Euroopa tasandil on selgelt toimunud nii-öelda lahknemine, et sellised moderaatsemad, koostöövõimelisemad erakonnad on jäänud sinna ICR-i ja siis EKRE-ga koos Kremli jutupaunikud ja muud vandenõuteoreetikud on moodustanud siis selle patriootide liikumise. Aga miks Yana Toomil ikkagi selle vastu nii palju on siis, et kui see nüüd nagu selgeks rääkida? Noh, kõigepealt võib-olla miks Keskerakond selle valiku on teinud, et noh, seal kindlasti on personaalne Jaak Madisson. Jah, eeskõneleja on olnud selle nagu Jaak Madisson, aga ma arvan, et see ei ole ainult Jaak Madisson, noh, Jaak Madissoni loomulikult, et kes on nagu kogu oma varasema poliitilise karjääri sarjanud märksõna liberaalid kui ühte kõige hullemat nii-öelda poliitilist voolu üldse, oleks väga keeruline kuuluda Euroopas siis liberaalide fraktsiooni. Sellega oleks Jaak Madisson ennast täielikult ära devalveerinud. Aga ka Keskerakonna positsioneering, kui me vaatame teemad, millega Keskerakond võib-olla rohkem nagu tegelema hakkab siis ja täna hetkel nagu tegelemas on, siis Keskerakond selgelt üritab ennast positsioneerida nüüd sellise rohkem sotsiaalkonservatiivsema erakonnana, et kui nad varem olid sellised, üritasid näidata ennast sellise vasak-liberaalse parteina, siis nüüd nad selgelt positsioneerivad ennast sotsiaalkonservatiivse erakonnana, et noh, meenutame näiteks, et selle ICR-i kõige mõjukam erakond PiS, nemad on ju seisnud selle eest, et Poolas oleks abordikeeld seadusesse nagu raiutud. Ehk see on siis see suund, kuhu Keskerakond on liikumas, eks üks põhjus on selles, et erinevate uuringute järgi venekeelne valija on oma vaadetelt oluliselt sotsiaalkonservatiivsem kui eestikeelne valija, nii et eks Keskerakond üritab oma valijale lähemale liikuda. Eks seal on läbi aastate tegelikult on nii Reformierakond kui Keskerakond tundnud ennast ebamugavalt sisepoliitiliselt, et nad kuulusid Euroopas ühte fraktsiooni, et eks konkurentid püüdsid alati neid ka sellega narrida ja öelda, et kes siis liberaalid on ja kes ei ole, et kuidas Reformi kiusati palju sellega, et kuidas nad Keskiga ühes fraktsioonis on ja vahel vastupidi ka. Aga ma arvan, et see oli selge kokkulepe Jaak Madissoni liitumisel Keskerakonnaga. Kõlvart ja Madisson tegid selle kokkuleppe ära, et Madisson mingil juhul ei hakka tõesti, nagu Tõnis kirjeldas, sinna liberaalidesse minema ja tõesti see sobib praeguse Kõlvarti liiniga väga hästi ja kui on selge, et
Keskerakonna see tuumikvalija on ikka venekeelne, siis täpselt see sellisem konservatiivsem lähenemine neile sobib, mul on hea meel, et nad päris sinna, no ma ütlen sinna Kremli-meelsete punti kuhugi hirmsamat seltskondi on seal Europarlamendis olemas, et nad sinna ei läinud, et selles suhtes läks isegi hästi ja Yana Toom, eks ta on nüüd juba tükk aega olnud seal Europarlamendis, sõbrad on ees seal Renews, seal Renew Europe fraktsioonis ja eks ta siis ilmselt ka see oli kokkuleppe osa, et Yana võib siis seal teises fraktsioonis edasi istuda. Et see tema plõksimine tegelikult midagi sellist suurt Keskerakonna vaates siin Eestis ju tegelikult ei muidugi, aga ju Eesti inimesed niimoodi igapäevaselt jälgi, kes seal kus Euroopas me siin vahel siin kirjeldame seda pilti, aga ega ta nüüd olgem ausad, jah, tavainimesele ju väga korda ei lähe ja Yana Toom saab oma Vene valijale meeldivaid samme astuda ka seal selle Renew Europe'i koosseisus rahulikult. Aga jätkame Vene valijate teemal ja võtame ette Narva ja no seal ikkagi toimub, sõbrad, see on ikkagi koht, kus kurve ei võeta absoluutselt mitte mingilgi moel. Kui täna siin, siis homme seal ja vaatan vahepeal, mis pakkumised tulevad, mida teha saan, et jälle kuidagi seal kuskile poole nägu pöördub ja läheb. Ja põhjuseks see, et see Narva võimukoalitsioon oli ikka nii õhkõrn, et ühe hääleline paremus Narvas ühe häälega hakata võimu juurde minema, see on kindlasti ikkagi poliitiline enesetapp ja see nii tuligi välja. Nüüd on siis plaan B seal üle varvanud Jegorovi, tubli poliitiku, kes siis teatud survel siis tunnistas, et ikka lähen sinna ja ikka tahan seal olla ja nüüd ilmselt siis märtsi lõpus otsustatakse, et Narva uueks linnapeaks saab ilmselt Jaan Toots. No kuidas sellesse kõigesse suhtuda, see oli ikkagi selline triller, mis seal nagu paar nädalat toimus Narvas. No praegu rahuneti maha, no ilmselt kuni volikogu istungini seal selle kuu viimasel, märtsikuu viimasel neljapäeval. Ja noh, ütleme ausalt, kahjuks ikkagi see Ida-Viru linnade valija hindab teisi asju, et see kultuuriline taust mõjutab, midagi ei ole nagu parata, et me peame ühiskonnana kõvasti vaeva nägema, et neid tuua ka nii-öelda mitte neid integreerida ja assimileerida ainult rahvuse mõttes, vaid ka sellise poliitilise kultuuri mõttes, et nad ikka paraku on rohkem sellises idapärasemas poliitilise kultuuriruumis, et valijad ei karista ära sellist uskumatut küünilist poliitikute müüdavust, et poliitikud on lihtsalt müügiks kogu aeg, et keegi teeb mingi pakkumise, ostetakse, müüakse ja noh, sa enne ütlesid, et mida ma Katri Raikile soovitakse. Täpselt. No ma siis mõtlesin saate ajal, mida ma talle soovitaks, et no, mul on tegelikult nagu kogu aeg mure, et ta oma nagu hinge ära ei kaotaks, et eks ilmselt meile kõigile meeldiks rohkem, kui Katri Raik oleks võrreldes kõiki neid teisi kandidaate plaan B-sid, juvedad seltskonda seal, Katri Raik kindlasti nagu noh, kõige parem variant, ütleme siis. Linnapeale. Linnapeale, nendest seal võtta on. Aga võt seal sellises keskkonnas, kui tal läks viimastel valimistel, läks Katri Raiki nimekirjal tegelikult ikkagi kehvasti. Nad kaotasid kohti, nad jäid nõrka positsiooni ja ta on tubli võitleja hing ja püüab sellele vaatamata seal olla linnapea, aga kui ümberringi käib selline julm, küüniline kauplemine häältega, siis mul on mure, et Katri Raik oma nagu hinge ei kaota seal, et lõpuks mulle tuleb meelde kunagi see staarpoliitiku Villu Reiljan ütlus ükskord, et vaata, kui tood sea tuppa, siis kogu tuba saab poriseks, aga siga puhtaks ei saa. et Katri Raik seal peab ka ikkagi vaatama, et keda ta tuppa toob, et ühel hetkel tuleb nagu öelda, et midagi pole teha, et ei tasu oma iseennast nagu selles mõttes oma väärtusi maha müüa. Ma loodan, et neid ikkagi on tal jätkuvalt alles. No ta ise on deklareerinud ka, et pärast seda viimast teadet, et aitab küll, et rohkem pole vaja. No kui midagi ole teha, elame siis selle võimuga, mis seal on, püüame, eks Eesti riik peab olema tähelepanelik, meie õiguskaitse peab olema tähelepanelik ja
riik peab olema piisavalt tugev, et seal midagi väga viltu ei läheks ja siis 4 aastat vastu pidama. No mis on selle kõige taga, mina saan aru nii palju, kui on sealt Narva poolt tulnud neid teateid, et selle hääle nagu nii-öelda hind oli see, et kuskile luuakse siis vabatahtlike tuletõrje, ütleme piirkond, mitte piirkond, aga siis komando, et kuna tegemist on sellise ikkagi inimesega, kes tahab seal kaasa lüüa ja Kooruvi näol, siis et oleks nagu see põhjuseks. Seda samat oleks võinud ju küsida ka siis sellest teisest koalitsioonist, ma arvan, et keegi poleks talle seda keelanud. Ma arvan millegipärast, et seal on ikka veel midagi lisaks sellele vabatahtlikule komandole ja ütleme selle nii-öelda raha eraldamise selleks midagi muud taga. Eks see on pigem see kultuuriline nähe, et sellises nagu bütsantslikus kultuuriruumis avalik võim ja sellega seotud ressurss ongi selleks, et sealt võimul olles võimalikult palju ja võimalikult kiiresti välja lüpsta. Olgu see siis nagu töökoht, olgu see mingisugune hange, olgu see mõni selline projekt, mida sa enda ühingu jaoks nagu teha saad. Aga see kokkuvõtteviis keerlebki selle ümber, et kui ma olen, et võim on selleks, et seda rüüstata. Ja halb on see, et valija ei tauni seda, ei mõista hukka. See ongi see kultuuriline fenomen. Nende jaoks on see tavaline. Ja eks siin see häda on, et ma tuletan veel kord meelde seda ammust aega, seda debatti, kui oli üleval ettepanek viia Sisekaitseakadeemia ümber nagu Narva, et kuidas see asi põhja lasti, et ega kui me nagu ega see kultuur seal enne niisama ei muutu, et vaatame lihtsalt kõrvalt ja loodame, et bütsants lõpetab eksisteerimise. Et see nii ei toimi. Et väga kahju, et ainult sõnades selle peale mõeldakse, et siis kui on nagu aeg tegusid teha, siis lastakse algatused põhja. Aga veel väljaütlemise Eesti poliitikast ja poliitikute poolt ja mis on siis meile nagu silma jäänud. Omnivast me oleme siin rääkinud selles saates ja rääkinud sellest, et Omniva lihtsalt sellepärast, et kulusid kokku tõmmata, on tegemas erinevaid selliseid ütleme siis uusi lähenemisi oma äriloogikale ja üks kindlasti on see postkontorite sulgemine ja üks kontor, mis nüüd lähiajal ka suletakse, on Kristiines asuv Omniva postkontor. Kristiine linnaosa juhib teadupärast selline tulimees nagu Ahti Kallikorm. Ja tema on siis tegelikult ikkagi sellest teatest läinud vägagi närvi ja Tõnis, sa vaatasid välja, mida ta selle kohta on siis öelnud, et see väljaütlemine on ikkagi selles mõttes vägagi, ütleme siis, kas ta nüüd naljakas on, aga vägagi tõsine selles vaates. Märgiline jah, et Ahti Kallikorm on siis Isamaa erakonda kuuluv Kristiine linnaosa vanem, kes võttis siis kätte sule ja kirjutas pikema artikli ajalehes Postimees kantuna suurest murest, et Omniva on otsustanud siis Kristiine keskuses asuva postkontori kinni panna ja ma ei hakka kogu artiklit ette lugema, aga ma loen siit ette ühe lõpumõtte. Postiteenus pole jäätiseputka, vaid midagi enamat. Postkontor on sümbol ja riigi esimene lett. Et need on siis sõnad, mis pärinevad Mart Laari erakonna poliitikult. Et selle erakonna... Kunagi sealt Kapo aastaraamatu kangelaselt muide. Jah, Ahti Kallikorm on tõepoolest olnud kunagi Kapo aastaraamatus ära mainitud seoses korruptsiooniga, aga täna ta on siis Mart Laari erakonna tegev poliitik. Et see on võib-olla üks järjekordne näide nagu sellest, kuidas on aja jooksul poliitikamaastik väga palju nagu muutunud meil, et ma ei oleks küll ette kujutanud, ma kujutan ette, et kui Mart Laar täna seda artiklit Postimehest loeb, ütleme, eks. Ma arvan, et on lugenud äkki. Ilmselt on lugenud, ütleme, eks, ja ma oleks väga huvitatud teada, mida Mart Laar sellistest mõtetest õigupoolest arvab.
selline ilge populism on kogu see artikkel, et kes tahab nagu tutvuda sellise näidisega, et näed, kuidas lihtsalt nagu küüniliselt mängitakse selliselt populistlikult nagu inimeste tunnetel. Paha ja halb ja võtta. Ja selleks nagu pinnase loob, eks ole, meie siiski praegune riigivalitsus, kes ammu oleks võinud selle Omniva, Eesti Posti või mis iganes selle äriühingu nimi on ära erastada, selle jama ära lõpetada, selle naljaka mängu, just kui meil on vaja mingit riiklikku postiteenust olukorras, kus turg toimib selles sektoris. Erinevad, ega paki saatmisega ei ole Eesti riigis probleemi. Kirja saatmist me oleme siin kirjeldanud ka, me siin vastastikku lubasime kirju saata. Mida sa saadad neid kirju, et ka Kallikorm oma artiklis väga põhjalikult seal sarja, ma püüdsin aru saada, et miks on postkontorit vaja, Omniva postkontorit just nimelt. Ja siis ma saan aru, et see läbimotiiv on vaja selleks, et sealt saad osta selle pakendi, mille sisse sa oma paki paned, mille sa siis ära saadad. Tegelikult informeerin inimesi, et odavam on saata pakki automaadist kui Omniva postkontorist. Rahaliselt on kasulikum, päriselt. Ise olen kontrollinud ja saatnud pakki, tööalaselt on vaja olnud. Aga et selleks on vaja meil siis mingit riiklikku postkontorite võrku, et seda pakendit osta. Neid pakendid võiksid siis kauplused müüa, kui riiklik ettevõtte siin turgu ei solgiks, küll neid pakendimüüjaid oleks siis ka väikepoodides igal pool, siis ega siis need pakendid müümata jääks Eesti riigis. Absoluutselt, kui Kristiine keskuses käib palju inimesi, kes tahavad meeleheitlikult kuskile pakke saata ja need vastu võtta, siis ma arvan, et tuleb sinna neid nii-öelda pakifirmade nii-öelda kontoreid mitte üks, vaid päris mitu, aga siiski veel kord, et ma oleks tõepoolest, et mõeldes selle peale, selle nii-öelda Isamaa erakonna omaaegse pärandi peale, siis ma oleks eeldanud seda, et kui Ahti Kallikorm kirjutab Omnivas, siis ta peaks kirjutama artikli ja küsima, et miks pole Omnivat siiamaani erastatud. Aga vot kus lugu, ütleme, eks ju, et hoopis teistmoodi, et Siim siin eelnevalt meenutas legendaarset poliitikat Villu Reilanit, et seal Kallikormi artiklist ja üldse, kui ma vaatan viimasel ajal mõningate Isamaa poliitikute väljaütlemist, siis sealt paistabki välja selline nii-öelda ehtne rahvaliitlik vaim, ütleme, eks ju, et omand ja maa kuulugu ikkagi nagu pärismaalastele ja kuni siis selle lauspopulismini välja, et riik algab postkontorist. Aga siia selle Taskuraadio saate lõpuks veel parempoolset uudiseid ka. Tegelikult oli ju volikogu ja kes veel ei tea, siis hea meel on siin selle saate vahendusel teada anda, et parempoolsetel on uus volikogu esimees Andrus Kaarelson. Küsin teie käest, te olite kohal, kuidas ja kui tihe see konkurents oli ja mis ülesanded siis Andruse ees seisavad, sest tegelikult ta võtab selle vastutusrikka ülesande enda kätte ju tegelikult väga sellisel otsustaval perioodil erakonna jaoks. Ütlen ausalt ära, et oli ainult üks kandidaat sellele kohale ja see oli Andrus Kaarelson. Vot nii, et aga koht on karm selles mõttes, et see inimene veel kokkuleppel vastutab siis erakonna programmitöö eest, et parempoolsetel tuleks siis nii hea Riigikogu valimiste programm, et seda ei saaks nii lihtsasti põhja lasta nagu neid Reformierakonna teese, et tuleks korralik parempoolne programm läbimõeldud seisukohtadega ja seda tööd ta peab kõike koordineerima see inimene, et see päris kõva ülesanne. Eriti sellel perioodil, kus valimistel üle aasta aega. Vabatahtliku tegevusena oma igapäevatöö kõrvalt, et ega tal kerge ei saa olema. Soovime talle jõudu ja teile, head vaatajad, kuulajad, loomulikult tuletan teile meelde, jagage seda saadet ja meil on selline ettepanek ja üleskutse ka teile, et kirjutage meile meiliaadressil, mis toimub @parempoolsed.ee ja pange oma küsimused sinna, sest meil on kange soov siin aprilli keskpaigas ühes saates ikkagi vaadata, mida teie mõtlete, mida teie arvate, millised on teie sellised nägemused asjadest, et me saaksime siin juba
Siimo ja Tõnisega neid kommenteerida võtta. Nii et saatke meile siin selle kuu aja jooksul ja siis aprilli keskpaigas me võtame need ühes saates ette ja vaatame sinna, mida teie ise mõtlete. Aga ma usun, et te mõtlete kõigede pealt ka selle peale, et juba varsti hakkab astronoomiline kevad, et siis ei pea siin selle talve tõttu enam väga palju tänitama, nii et olge rõõmsad ja jääge terveks ja tuleme teie ette tagasi juba 2 nädala pärast. Kõike head!